Tere õhtust, televaatajad! Nii nagu ükski telesaade sel aastal ei saanud hakkama ilma glamuuri ja tantsuta, ei saa tantsuta läbi ka lõppeva aasta tähtsamaid sündmusi kokkuvõttev uudistesaade. Kaamera ees on Rohke Debelak, kaamera taga Juhe. Aitäh! Loodan, et olid nüüd rahul. Tänane saade on aasta viimasele õhtule kohaselt täis meeldivaid üllatusi ja kingitusi. Õla on alla pannud Siseministeerium, kellega koostöös käivitame nüüd läbi saate kestva elamisloa loterii. Eesti kui külalislahkeima maa kuvand vajab järjekindlat kinnitamist ja saate jooksul loosime välja 5 elamisluba. Ning alustamegi esimese loosimisega ja esimene tänane õnnelik elamisloa ostuloa saaja on Gennadi Poroškov Permist. Õnnitleme võitjat ja Stelma võtab teiega raudselt ühendust. Nüüd aga uudiste juurde. Valitsus teatab, et on lõppeva aasta skandaalidest teinud põhjalikud järeldused ja loob uue ministeeriumi, milleks on pahandusministeerium. Erinevate tulevikus aset leidvate pahanduste puhul ei pea siis valitsus arutama, kas üks või teine minister peaks astuma tagasi, vaid kogu pahandus läheb pahandusministeeriumi pädevusse ning tagasi astub pahandusminister. Pahandusminister on ametisse määratud esimese suurema pahanduseni. Pahandusminister ei hakka pahandama, kui ta tagasi peab astuma ega püüa vastutusest kõrvale hiilida, enda nime puhtaks pesta või käituda muul moel, mis võiks valijat pahandada. Suuremad kommertspangad pakuvad alates uuest aastast klientidele võimalust ise oma pensionisambasse kogunenud raha kasvatada. Võimaluse selleks avaneb pangakontorites, kuhu seatakse üles mänguautomaadid. Telleri käest saab žetoone ja korraga võib maha mängida 20% oma pensionifondist. Samuti on olemas võimalus, et inimene jääb nulli või võidab. Võiduvõimalused pensionisamba mänguautomaatides on 1-2 miljonile, mis on selgelt suurem protsent kui võimalus praegu oma pensionikontot kasvatada. Esimene pensionikasiino avab uksed 1. jaanuaril kell 00.01. Paljud inimesed on panku süüdistanud riskantsetes investeeringutes. Nüüd on klientidel võimalus ise oma raha kasutamise üle otsustada, teatavad kommertspangad. Venemaa gaasimonopol Gazprom teatab, et otsib koos Euroopa partneritega aktiivselt võimalusi muutmaksa gaasi hinna tõus Euroopa tarbijatele vähem valulikumaks. Gazpromi analüüs näitab, et gaasi hind tõuseb järgmisel aastal 2 korda ning ülejärgmisel aastal enam kui 4 korda. Seega on Euroopa gaasitarbijatel kasulikum, kui nad tarbivad gaasi seal, kus seda toodetakse ja saaksid seda otse ilma transportimisele ja vahendajatele minevate kulutusteta. Gazpromil on plaan ehitada Venemaale gaasitootmispiirkondade lähistele soojakud esialgu 200 miljonile eurooplasele, kes saaksid püsivalt gaasi praktiliselt tasuta, olles eelnevalt oma kodud ja muu vara andnud Gazpromile. Дорогие друзья, конечно, работа шла непросто, не без ошибок и не без сбоев. И власть еще многое должна своим гражданам. Разумеется, мы все хотим, чтобы жизнь улучшалась быстрее. Kui eurooplased ise ka gaasi kätte saamisel koha peal kaasa löövad, kindlustab Gazprom neile sooja toa aastaringselt. Sotsiaalministeerium on aga alustanud põhjaliku tervishoiusüsteemi remonti ning tõenäoliselt minnakse peagi üle Selve haiglate süsteemile, mis tähendab, et haiglad koos hoonete ja sisseseadega jäävad alles, personal aga lahkub ning patsientidel on Selve haiglates ennast võimalik ise ravida. Kätte saadavaks jäävad õppevideod ning meditsiinitehnika. Need patsiendid, kellel on juba natuke parem hakanud, saavad teistele haigematele edasi anda kogemuse, mida tuleks ette võtta, et parem hakkaks. Keegi ei saa paremini aru patsiendi probleemidest kui see, kes on ise patsient olnud ja siis terveks saanud. Selve haiglad saavad olema inimestele tasuta, kui tervenenud patsient pärast ise ka ühe patsiendi terveks ravib. Maksta tuleks Selve haiglas ravi eest ainult siis, kui inimene tahab kohe pärast terveks saamist koju minna. Ilma arstide ja õdedeta meditsiinisüsteem on riigile kordades odavam ning samuti ei saa siis patsiendid enam kehvas ravis riiki ja arste süüdistada, lisab Sotsiaalministeerium. Ja saates on meil nüüd käes ka erakordne ja järjekordne põnev moment. Elamisloa loterii täies hoos. Ja nüüd loosime juba 3. elamisloa ostuloa omaniku, kelleks on nii Matvei Sorokopjos
Moskvast. Palju õnne! Elamisloa ostuluba on teie ja Stelmach raudselt võtab teiega õige pea ühendust. Tallinna linnavalitsus annab aga teada, et Tallinna Televisioonile täiendava summa eraldamine ei kahjusta kuidagi lasteaedu, vaid vastupidi. Suures osas kulub juurde antav raha just lastesaadetele. Üks Tallinna Televisiooni prioriteete on teha nii huvitavaid lastesaateid, et lastel pole lasteaedu vajagi, vaid vanemad võivad rahumeeli oma lapsed koju jätta. Tallinna Televisiooni seltsi. Programm saab olema lastele paeluv. Saatejuhiks on lastekirjanik Ivo Parbus, kes loeb muu hulgas ette ka oma lasteraamatuid. Saabus sügis. Ööd muutusid pimedaks ja metsad mäekülgedel lõhnasid langenud lehtede niiskuse järele. Ühel päeval hakkas sadama laia kohevat lund ja peagi kattis maad valge vaip. Truuta ja Paul tõid välja kelgud. Nad julgustasid ka isa talvesporti tegema ja Rudolf pani suusad alla ja hullas koos pisidraakonitega lumes. Kui kõik lasteaiad kinni panna ja vabanevad vahendid suunata Tallinna Televisiooni arengusse, saame juba sellise teleprogrammi, mille seltsist ei taha lahkuda ka lapsevanemad ning ka tööprobleemid on lahendatud, teatab linnavalitsus. Osa lasteaedade sulgemisest saadavatest vabanevatest summadest on linnavalitsusel aga plaanis anda ka Facebooki toetuseks. Valitsuses oli eile õpetajate palgatõusu teemaline nõupidamine ning kõiki poolt ja vastu argumente arvesse võttes otsustati palgatõusu ettepanek tagasi lükata. Peamine põhjus peitub valitsuse sõnul pedagoogides enestes. Kui õpetajad oleksid teinud oma tööd nõuete kohaselt ja omal ajal õpetanud praegu valitsuses töötavaid inimesi nii nagu peab, siis peaksid valitsuse liikmed praegu õpetajate palgatõusu elementaarseks. Nii see aga ei ole. Kuni olukord ei parane, pole valitsuse sõnul õpetajatel palgatõusu loota. Aitäh ja äsja on meieni jõudnud siiski uudis, et valitsus on otsustanud oma meelt muuta. Nimelt valitsuse määrusega tunnistatakse õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Sellise otsuse taga on lisaks mitmetele muudele teguritele ka suurenev avalik surve. Pedagoogide töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on hindamatu, siis pole seda võimalik rahaks ümber arvestada ja seetõttu palga maksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel õpetajatele avaldama siirast tänu. Valitsus vaatas eile üle andmed, mis näitavad, et Eestis on lühikese ajaga aset leidnud oluline hinnatõus, mille poolest oleme Euroopas esimeste seas. Kuigi hinnad tõusevad ning need tekitavad esimesel silmapilgul inimestes negatiivseid emotsioone, ei ole mõtet seda protsessi negatiivses mõttes üle hinnata. Valitsuse sõnul võivad hinnad tõusta nii palju, kui tahavad, suuremal osal inimestest pole niikuinii raha, et midagi osta ja nii ei puuduta hinnatõus just paljusid. Valitsuse avalduses märgitakse, et ei ole vahet, kas inimene ei jõua osta 4 või 40 eurose kilohinnaga vorsti, ostmata jääb see nii või teisiti ning hinnaralli jätab nii inimesed puutumata ja elatustase sellest ei lange. Hindadel on Eestis veel kasvuruumi küll ning ka palkadel on jätkuvalt seetõttu langemiseks varu küllaga. Hea ostjast televaataja, sa ise ka aru, et aasta esimestel hetkedel ei toimunudki midagi, vaid hinnatõus algas juba aasta viimastel kuudel. Suhkru hind tõusis 23,7%. Edasi vaatame Tatra, kiirtatra hind 44,9%, siis konserveeritud kana 67%, hernestest me räägime üle 435%, hurgisupid 16%, edasi Tatra helbed 16%, rossolnik 94%, söögiseep 930% kallim ja tegelikult on hetk selline, et need hinnad on veel arusaadavalt ja kättesaadavad, aga need hinnad tõusevad kõik lakke. Ja kõhutühjus, see suureneb küll nüüd 35% esimese nädalaga, siis vaatame edasi, juuniks on kõht läinud tühjemaks juba 617% ja aasta lõpuks kõhtu pole. Siiski mõned hinnad, näete, isegi kukuvad. Suukaudne tihlofoss läinud odavamaks 2 nädalaga 3%. Nii et me elame dünaamiliselt muutuvate hindade maailmas.
Justiitsministeeriumis on aga valminud seaduseelnõu, mis annab kiirlaenufirmadele alates uuest aastast õiguse SMS-laenu anda ka loomadele. Kiirlaenufirmad on ennast demonstreerinud väga loominguliselt laenuvõtja maksevõimesse suhtuvatena, olgu siis täiskasvanud või koolilapsed. Seetõttu on loomadele laenu andmine järgmine loogiline samm, teatab Justiitsministeerium. Ja ministeeriumi sõnul on tegemist siiski tarbijad kaitsva seadusega, sest see annab võimaluse inimestele öelda, et laenu võttis tema kass või hamster ning tagasimaksmine ja kokkuleppimine on siis juba laenufirma ja lemmiklooma vaheline asi. Hinnanguliselt 78% kõikidest SMS-laenudest võetakse aasta pärast juba koduloomade poolt. Selle meetme olemasolu on ikkagi täidab ühte teist väga olulist, väga põhimõttelist eesmärki, et ikkagi inimesed saaksid parandada oma elamistingimusi. Nüüd aga teatab valitsus, et vaatas eile üle ka elanikkonna puhkustega seonduva ja luubi alla oli võetud lapsepuhkus. Kuna siiani on olnud lapseootele jäänud emadel võimalik võtta lapsepuhkust, see on mõjunud demograafilisele situatsioonile hästi, ent mitte piisavalt otsustati, et alates uuest aastast on võimalik elanikel jääda ka lapse tegemispuhkusele. Praegu on tihti nii, et inimesed tulevad töölt koju, söövad kõhu täis ja jäävad teleri ette magama ning korralikust lapse tegemisest ei saa juttugi olla. Alates uuest aastast aga saavad kõik töötajad võtta lapse tegemispuhkust iga kuu 1 kalendrinädala. Siis on inimestel aeg ennast lapse tegemiseks välja puhata, luua vastav õhkkond ja tegutseda ka tulemuslikult. Lapse tegemispuhkuse avaldusi hakatakse vastu võtma alates veebruarikuust. Siin on erinevad poliitikad, mis peavad toeks tulema, ka perepoliitika, et lastevanematel oleks võimalik töö ja pereelu ühildada, et ei peaks mõtlema ainult sellele, kuidas hommikust õhtuni tööd teha. 2-aastaselt soovitab Sotsiaalministeerium vanematel panna oma laps vanadekodu järjekorda ning mitte raisata aega lasteaia järjekorra peale. Kui inimene on algselt lasteaia järjekorras ja siis veel kaugemas tulevikus ka vanadekodu järjekorras, kulub asjatult palju aega. Praeguse sotsiaalpoliitika juures ei saa inimene nii kummagi asutuse teeneid kasutada, sest ta kasvab sellest east välja või siis hiljem lihtsalt iga juba enam ei võimalda kohta ära oodata, teatab Sotsiaalministeerium. Ja kui laps on varakult vanadekodu järjekorras, on tal ka suuremad võimalused vähemalt ühe riigipoolse teenuse kasutamiseks. Ja jätkame nüüd uudistega sõbralikust naaberriigist Venemaalt. Moskvas algasid eile Lenini mausoleumi laiendamistööd ja tööd kestavad esialgu 40 aastat ja lõpevad kohe pärast president Vladimir Putini ametiaja lõppemist presidendina, peaministrina, presidendina, peaministrina, presidendina, peaministrina, 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 presidendina, 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 keisrina. Nüüd aga pealinna uudiste juurde. Tallinna liikluskorralduskeskus teatab, et valesti parkijate ohjeldamiseks on tehtud linna ajaloo jooksul väga palju jõupingutusi ning võitlus valesti parkijatega ja autode teisaldamisega lõpetatakse. Suure nõudluse tõttu avatakse järgmise aasta suvel aga Tallinna kesklinnas Valesti parkla, kuhu mahub valesti parkima enam kui 2000 sõidukit. Valesti parklas puuduvad igasugused reeglid ning sõidukeid võib parkida, kuidas hetkel meeldib. Valesti parklas on kõik parkimiskohad tähistatud invamärgistustega, on vöötradu ja kõnniteid, mis markeerivad tavaliikluses toimuvat ja valesti parkijale jääbki meeldiv mulje, et ta pargib tõepoolest täiesti valesti. Kui valesti parkla ennast õigustab, rajatakse ka valesti parkimismaja. Ja nüüd, kallid televaatajad, meie kalgi ja poliitilise igapäeva elu virvarri kajastava saate vahele midagi sooja ja inimlikku ka ja me tõstame pisut siiski ka saate reitingut. Ja hoiame reitingut. Norr. See loodus on ikka üks tore asi. Kisu, ütle midagi, ütle mjau. Ja aeg hakkab kuidagi teises taktis minema ja see ilusa loomaga kuidagi mängid. Selline kalkus ja närviline elu läheb hoopis kuidagi kaugele taha plaanile ja hoopis teine tunne. Mine jookse ka natukene. Eile kell 13 astus Tallinnas Liivalaia tänaval ettevaatamatult kohtu ette 23-aastane Ahto Kass, kes oli teel Vargile lähedal asuvasse kauplusse. Vaid istungit juhtinud kohtuniku suure vilumuse tõttu õnnestus kohtul karistamisest mööda hiilida.
ning kell 14 eile põrkasid Emmaste postkontori läheduses kokku peateel liikunud Soome kelk ning kõrvalteelt tulnud jalgrattur. Mõlemad avariis osalenud juhid said õnnetuses raskelt vihastada. Meedikute sõnul jääb jalgrattur tõenäoliselt elu lõpuni päris vihaseks. Eile kell 12.13 helistati Jõgeva politseile ja öeldi, et teatega seonduvalt kedagi veel vahi alla pole võetud. Kernaveres murti täna varahommikul sisse ka kohaliku elaniku puukuuri ja varastati jalgratas. Veerand tundi hiljem murti sisse postkontorisse ja varastati kontoritarbeid. Politseil on versioon, et mõlemal korral võisid sissemurdjateks olla vargad. Rühm Kreeka, Armeenia ja Maroko teadlasi on 3 aastat kestnud katsete teel teinud kindlaks, et kui riietada inimene tuukriülikonda ja panna ta puu alla istuma, siis hakkab tal hiljemalt poole tunni pärast igav. Nüüd spordist. Eile lõppesid Kehtnas maakondlikud meistrivõistlused väravapallis, kus võidurõõmu sai maitsta eelmisel aastal viimaseks jäänud Kollitse ehituse võistkond. Võidurõõmu saadi maitsta esmakordselt ja seetõttu alustati sellega juba enne kohtumist ning kohtumise alguseks polnud suurem osa Kollitse ehituse pallureist enam suutelised püsti seisma. Sellele vaatamata maitsti võidurõõmu edasi ning jäädi esimese 10 minutiga 18 punktiga taha. Veerand tunni pärast jäädi juba magama. Täna hommikul ärgates käidi võidurõõmu järel ja maitsti seda edasi ning treeneri sõnul kavatsetakse tõenäoliselt aktiivsest spordist loobuda ning edasi ainult võidurõõmu maitsta. Päeval külmetab, suvel sulatab. Tere õhtust! Ilmajaama andmetel on ainukeseks kohaks, kust täna öösel vihma sajab jälle paiguti. Paiguti elanike sõnul on olukord tegelikult muutunud välja kannatamatuks, sest tegelikult on neil alati ka udu, tuleb rahet, paistab päike ja piirkonda räsib ka lumetorm ja paiguti inimeste evakueerimiseks siiski omavalitsusel raha ei ole. Meteoroloogide hinnangul kukub täna öösel Eestisse aga 34 meteoriiti. Homme võib paljudes kohtades hakata aga tibutama ning paiguti võib maha tulla kuni 20 000 tibu ruutmeetrile. Madalamates kohtades võib esineda Anne Veski. Homme aga tuul vaibub ja puhub Piirivalveameti puhkpilliorkester kiirusega 12–17 törtsakut sekundis. Sooja on 2–7, külma 19–23 kraadi. Ilusat õhtu jätku! Aitäh teile, kallid televaatajad, vaatamast!